Hei, mina olen Janek ja eelmistel kordadel olen ma rääkinud sulle sellest, kuidas ennast kursutöö kaitsmisel üleval pidada. Olen rääkinud sulle sellest, mida teha diplomide kaitsmisel selleks, et hästi ära kaitsta. Täna läheme aga astme võrra edasi. Täna räägime sellest, kuidas magistritööd edukalt ära kaitsta. Ja kelle poole ma ikka pöördun kui kõige, vähemalt minu silmis kõige spetsialistima inimese poole selles valdkonnas, professor Kaja Tampere poole, kellel on kogemusi selles vallas, ma arvan, juba mõni aastakümmet. Seega pöördun täna Kaja poole mõningate ettevalmistatud küsimustega, kus me räägime siis magistritöö kaitsmisest. Tere, Kaja! Tere! Et räägi siis meile, mis on peamine vahe diplomitöö ja magistritöö kaitsmise vahel? Ega kaitsmisprotsessis ei olegi suurt vahet, aga vahe on selles, missugune see töö ise on. Et töö süvenemise aste, töö formaat või ka töö pikkus ja töö teoreetiline niisugune sügavus, et need peaksid nagu tooma niisuguse erinevuse magistri ja muude tööde vahel. Et kui ütleme, et kursuse tööd ja bakalaureuse tööd on rohkem sellised, kas siis kirjeldavad või niisugused lihtsamat sorti uurimistööd, siis magistritöö tegemisel peab inimene arvestama sellega, et ta suudab ja ta valdab teemat ka teoreetiliselt. Ja võib-olla sellest tuleb ka kaitsmisel niisugune oluline moment, et kindlasti selle töö esitlusel on tähtis ka see teooria osa loogiliselt ja selgelt välja tuua, see teooria osa siduda oma uurimisküsimustega, uurimisprobleemiga, meetoditega ja uurimistulemustega. Et kui ütleme, et bakalaureuse töös võib veel andeks anda mõningast niisugust eklektilisust, et natukene on teooria osad ja võib-olla need asjad ei lingi ja ei ühildu nii palju, siis magistritöö puhul on sisuliselt see hästi oluline, et kõik osad oleksid omavahel läbi komponeeritud ja sidustatud. Ehk siis ka kaitsmise protsessis on see hästi oluline, et sa oskad mõtestada oma teemat, oma probleemi läbi teooria. Aga nii ülesehituslikult, kui oled diplomide kaitsmise ära teinud, siis enam, kas see protsess on sama, et kõigepealt räägid sina ja siis... Eks need kaitsmise protsessid ole väga erinevad, erinevates ülikoolides on erinevad koolkonnad, et siin on hästi keeruline sellist standardi nagu öelda, et mismoodi nüüd käib. Et kindlasti võib-olla magistritöö kaitsmisel on rohkem doktorikraadiga inimesi kuulamas, et ka see, ütleme, ülikooli vanem nii-öelda meeskond on kindlasti rohkem kaasatud ja võib-olla selle läbi ka need küsimused tulevad tõsisemad. Aga üldiselt selle kaitsmise kohta on oluline meeles pidada seda, et igas ülikoolis ja ka erinevates riikides on väga erinevad traditsioonid. Soomlased näiteks üldse ei kaitse ei magistritöid ega bakalaureuse töid, alles hakkavad ütleme niisugusest magistri- ja doktoritöö vahepealsest tasandist hakkavad niisugused kaitsmised, avalikud kaitsmised peale. Eestis on juba aastakümneid, nõukogude ajast alates on see kaitsmine hästi tähtis. Aga jah, üle Euroopa on need koolkonnad väga erinevad, et selles mõttes see inimene, kes kusagil oma tööga valmis saab, peab hästi uurima just ja süveneb sellesse, et mis on see tema kooli ja see, kuna me nüüd oleme nii rahvusvahelised, et mis on nagu selle riigi kombed ja tavad magistritööde valmimisel, et selles ennast nagu kurssi viia, et jah, me Eestis oleme harjunud, et tuleb niisugune avalik diskussioon, aga paljudes Euroopa riikides ja ka Ameerikas ja mujal maailmas on need asjad hoopis teistmoodi korraldatud, et ei olegi sellist avalikku diskussiooni, vaid lihtsalt need diskussioonid toimuvad juba seminaride käigus ja muiduks meie instituut ju läheb sama teed, et me üritame teha asja niimoodi nagu praegu Põhjamaades ja ka mitmetes Euroopa riikides on, et meil on kohustuslikud seminarid, kus siis eraldi käiakse läbi uurimisprobleem, eraldi käiakse läbi teooria osa, eraldi käiakse läbi empiiriline osa, sisuliselt tudeng teeb 3 väiksemat esitust ja siis see lõpuprotsess on juba, ütleme, nende ülevaatajate ja hindajate käes kirjalikus formaadis ja siis enam avalikku esinemist ei toimu.
nii et selles mõttes need formaadid on väga erinevad. Aga Eestis tõenäoliselt praegu peale meie instituudi on mujal ikkagi veel see vana klassikaline mudel, et on kaitsmine ja on eelkaitsmine kõigepealt ja siis kui eelkaitsmisel sa saad niisugused nõuanded ja head soovitused, siis tasub neid kindlasti sisse viia ja siis lähed sinna kaitsmisele. Ja siis toimub see niimoodi, et sa esitad ära selle oma kontseptsiooni, nagu presenteerid. Aga nii nagu ma ütlesin, et magistritöös on suhteliselt oluline see, et see teooria osa oleks selge, siis tuleb kindlasti nagu seda esitada ja ka oma uurimistulemused. Ja siis retsenseeritakse seda ja küsitakse küsimusi ja nii nagu ta klassikaliselt aastaid on olnud Eestis. Aga nüüd, tõenäoliselt sina oma magistritöö kaitsesid ära 20 aastat tagasi. Ei olegi nii palju. Ei olegi? Ei ole, magistritöö ma kaitsesin 99. aastal. Okay. Ma ei ole nii vana. Nüüd 13 aastat hiljem nende teadmistega, mis seal on, kui sa peaksid uuesti minema magistritööd kaitsma, millistele sellele kaitsmise osale sa kõige rohkem rõhku pööraksid, millest räägiksid, millest kindlasti ei räägiks? Ma oleksin võib-olla selles mõttes rahulikum, et tegelikult me väga muretseme üle kogu selle magistritöö kirjutamise ja esitamise ja kaitsmisega. See on ainult üks piisikene akadeemiline harjutus tegelikult maailma revolutsiooni seisukohalt võttes. Ja seda ülepingutamist noored inimesed tavaliselt ka teevad selle teemavalikuga, et nad arvavad, et kui nad nüüd pääsevad magistritööd kirjutamis, nad tahavad terve maailma kohe korraga ära uurida. Väga rahulikult võib see teema olla selgelt ja väga kitsalt fokusseeritud. Mida selgemalt, mida lihtsamalt, mida kitsamalt sa oma töö formuleerid, seda kergem on sul seda pärast kaitsta. Ja mina tegin ka kindlasti selle rea, kui ma 99. aastal oma meedia ja kommunikatsiooni magistrit kaitsesin, et ma üritasin sinna kõike maailma tarkust sisse panna ja ma läksin fookusest välja. Ja see on tegelikult kõige inetum ja kõige halvem viga ja see mõjub hindele kõige laastavamalt. Et kui tudeng hakkab tõesti sinna panema, sest paljud asjad tunduvad huvitavad ja hakkab sinna kõiki neid huvitavaid asju sisse toppima, siis läheb see fookus käest ära. Nii et see oleks üks asi. Ja teine asi on see, et ei maksa karta. Et kui sa seda teemat valdad, kui sa seda oma ainest tunned, siis tuleb esineda julgelt ja enesekindlalt. Sellepärast, et vaadake, teaduses on nagu see asi, et ei ole olemas absoluutset tõde. Ja kui näiteks oponent ütleb sulle, et no aga miks te seda ei kasutanud või miks te seda ei kasutanud, siis tuleb julgesti öelda, et võt selles töös ja selles uurimiskontseptis on selline probleem ja mina uurijana otsustasin selle lahendada niimoodi. Jah, ma aksepteerin seda, et on olemas teised võimalused, aga selles töös see on seda moodi ja nii see on. Sellepärast, et tegelikult, et see tõde teaduses sünnibki nendes diskussioonides. Et kui sa suudad oma kontseptsiooni esitada sisuliselt, veenvalt, siis ei keegi saa öelda, et see on vale või pahasti tehtud. Jah, kui sa oled ebakorrektne, näiteks kui sa kasutad meetodit valesti või su andmed on ebakorrektselt kogutud, et sa ei ole nagu selgelt ka seda lahti kirjutanud, kuidas su andmestik on saadud ja kuidas oma uurimistulemused oled saanud. Siis jah, vaata, need on vead ja nende suhtes tuleb olla niisugune väga resoluutne ja ütleme, et ka juba juhendajaga läbi arutada need asjad, et kas tõepoolest see meetod ikkagi on pädev, kas see andmekogumise praktika, et kas see on adekvaatne selles olukorras ja kas tõepoolest niimoodi lahendatuna need vastused nendele uurimisküsimustele ja lahendus uurimisprobleemile sünnib. Et nendes asjades jah, tõepoolest, aga nii-öelda kontseptuaalselt, et miks nüüd just need asjad ja mitte teised asjad, siin on küll see asi, et tuleb enda jaoks oma fookus hästi selgeks teha ja enesekindel olla. Et oponendid võivad sulle soovitada igasuguseid asju, mida kõike sa võid sinna peaksid olema sisse pannud. Aga sellisel juhul viisakalt tänad oponentid, et oi kui huvitav idee, aga järgmises magistritöös ma selle realiseerin. Nii et ühte töösse ei maksa tahta kõike maailma tarkust sisse kirjutada, punkt 1.
ja punkt 2, et oma valikutes peab olema selles mõttes kindel, et valikud peavad olema vettpidavad. Ja muidugi ütleme, 3. asi on ka see, et alati nagu juhendaja soovitustesse tuleb selles mõttes suhtuda kriitiliselt, ütleks isegi niimoodi. Sellepärast, et juhendaja pakub erinevad variante. Aga sina autorina pead tegema valikud. Ja kõige tobedamad on need juhtumid, kui sa lähed kaitsmisele ja mõni küsib su käest, et miks sa nii tegid. Ja siis sa vastad, et no sellepärast, et juhendaja käskis. Et see on ilmselge ebaküpsuse tunnus ja nii tuleb endal ainult pahandusi või ütleme sellist ebameeldivusi hinde teada saamisel. Et iseendast tuleb kindel olla, tuleb nagu selgelt fokusseerida ja vaadata seda asja niisuguses süsteemses ja konkreetses fookuses. Tuleb osata nagu argumenteerida oma valikuid, põhjendada oma valikuid ja nii see teadus sünnib, ei olegi mitte midagi keerulist. Nüüd sellest oponendist rääkides ja muidu ka küsimustest, siis ma tean väga paljud kardavad, et valmistavad kõik oma selle kaitsmise kenasti ette, aga kui nad küsida nende käest, et mis sa selle juures kõige rohkem kardad, siis on neid küsimusi, mis hiljem tulevad. No aga miks neid karta, kui sa tunned, et kui sa oled ise oma töö teinud, siis sa ju tead, millest sa oled sinna kirjutanud. Täie mõistuse juures kaine peaga oled selle töö kirjutanud, siis sa ju ka tead, millest sa kirjutanud oled. Et eestlastel on võib-olla selline sisse kodeeritud hirm, et kardetakse eksida. Ja võib-olla sellepärast, et arvatakse, et oponent tahab õigeid või valesid vastuseid. Aga nagu ma juba ütlesin, teaduses ei ole õigeid ja valesid vastuseid. Teaduses ongi diskussioon. Ja kui oponent küsib, siis see ei tähenda mitte seda, et sa võid olla midagi valesti kirjutanud. Aga tema loeb ja tema näeb sealt niisuguseid nagu teisi probleemipüstitusi ja sa pead lihtsalt ära seletama temale tema probleemid, mis temal selle lugemisega tekkisid. Ja selles ei ole mitte midagi ebaloomulikult. Loomulikult kõik loevad ja igaüks saab ise moodi aru ja teaduses ongi isegi ühte teemat on võimalik ju mitut moodi uurida ja vastuseid saada sinna probleemile. Üks ja sama probleem, aga kui näiteks sina teed ühtemoodi, mina teen teistmoodi, me saame täiesti erinevad tulemused ja täiesti 2 erinevat tööd. Aga kui keegi siis nüüd loeb sinu tööd või minu tööd, vaatab, üks teema, miks sina nii tegid ja miks sina naa tegid. Aga sina pead olema valmis seda ära põhjendama ja ära seletama, miks sa just nii tegid. Nende küsimuste koha pealt veel, selge on, et kõiki maailma asju ei ole võimalik teada ja aeg-ajalt ikka küsitakse küsimusi ka kaitsmisel, millele ei oska vastata. Ja paljud nagu teevad minu arust selle vea, et nad kahmavad kuhugi huupi suunas minema teadmata, et mida teha, et mida sa soovitaksid? Mitte kindlasti ei tohi niimoodi teha. Kui ei tea, siis tuleb alati seda öelda. Ja ka näiteks seda, et kui viga avastatakse, siis alati tuleb viisakalt tänada. Igasugused, see kaitsmise protseduur on võib-olla ka niisugune nagu etikett või niisugune nagu tseremoonia. Et jah, kui sa tõepoolest midagi ei tea, siis targa inimese tunnus on see, et sa tunnistad seda, et sa seda ei tea. Ja sa tunnistad ka oma eksimisi. Et mida rohkem inimesed suudavad enesekriitiliselt asju reflekteerida, seda intelligentsemad ja targad on. Et selles mõttes, kui te ei tea, siis see ei ole mitte teie rumaluse tunnus, vaid see on pigem teie aususe ja niisuguse, ja kui te tunnistate seda teie aususe ja teie intelligentsuse tunnus. Ja tark inimene julgeb öelda, et ta on eksinud või et ta ei tea asju. Nii et selles mõttes ei maksa ka paanikasse sattuda, sellepärast, et kõiki maailma asju ei saa teada. Ja võid ka öelda niimoodi ju seal kaitsmisele, jah, et see on huvitav küsimus, aga ma ei ole kahjuks sellega teaduslikult tegelenud, et ma jään praegu vastuse võlgu, minu uuringus ei ole nagu seda teemat käsitletud või minu uuringust on see välja jäänud ja sellepärast ei ole sellele ka praegu vastust mõistlikku siin pakkuda. Ja nüüd veel korra nende oponentidest rääkides, ma tean, paljud pabistavad seda, et nende oponent või see, kes nende tööle nii-öelda hinnang on nende retsensent, eks ju, on kuidagi sattunud nende kaitsmiskomisjoni ja siis nad mõtlevad, et pagan küll, et näed, et see inimene, kes minu töö oma retsensioonis maha tampis, on nüüd seal komisjonis ja kindlasti ta tahab mulle halba. Kuidas sa selle mõttekäiguga tegelesid? Igasuguseid inimesi on jah, võib-olla tõesti on mõned inimesed, kes tahavad teistele halba, aga mina olen üldiselt seda usku, et need inimesed, kes õpetajatena töötavad, et need ei saa olla sellised, kes teistele halba soovivad.
et üldiselt on ju see oponeering ikkagi ka enamalt jaolt metodoloogiline, jah, seal võib vaielda, et mis on see, kas see teoreetiline konstruktsioon on sobilik, kas see empiiriline lahendus on sobilik, kas see probleemi püstitus on piisavalt, ütleme, professionaalne ja kõik need niisugused asjad ja noh, eks sellele inimesele, kes oma töö esitab, eks sellele tundub igasugune kriitika ka vahetevahel niisuguse ebaõiglasena, sellepärast et see oma töö on nii armas, et ja siin on nii palju panustatud hingejõudu ja aega ja energiat. Aga ma arvan, et seda pahatahtlikkust ei esine eriti palju. Võib-olla jah, kuskil mõnedes instituutides nii on, aga reeglina see ei ole domineeriv. No nüüd, kui keegi läheb tööd kaitsma, olgu siis bakatööd või siis magistritööd ja tal on teada see hinne, mida retsensent on soovitanud ja oletame, mis on kehv hinne, mida retsensent on soovitanud, siis oskad sa mulle öelda, et mida siis nagu, mida see komisjon, kellele sa oma tööd kaitsta arvestab, kas ta arvestab seda, kuidas sa oma tööd kaitsed või nad lähtuvad puhtalt sellest, et retsensent on tööga tutvunud ja kui tema soovitab kehva hinnet, siis nii on? No üldiselt need on ka jälle koolkonniti väga erinevad ja koolide kaupa väga erinevad praktikad. Et mõnedes koolides on ühtemoodi, mõnedes koolides on teistmoodi. Ja see oleneb ka igast konkreetsest juhust, et kes on komisjonis ja kes on komisjoni esimees. Noh, üldiselt on nii, et ikkagi võetakse arvasse nii retsensendi hinnet kui ka komisjoni liikmete arvamust, kes peaksid olema ka teoreetiliselt selle töö läbi lugenud. Ja kolmandaks ka kaitsmist. Ma ise olen olnud näiteks niisuguses olukorras siin mõni aeg tagasi, et töö oli väga kasinalt kirjutatud, kuigi oli palju panustatud, oli palju lehekülge kokku keeratud, aga just nimelt see kontseptuaalselt oli asi vähekene niisugustel kummalistel alustel, mis mitte kuidagi moodi ei kvalifitseerunud niisuguseks positiivseks heaks hindeks. Ja ma siis küsisin seal kaitsmisel, mõtlesin, et saaks nagu inimest nii-öelda diskussiooni abil aidata ja nende küsimuste abil õigele teele juhtida, aga siis juhtus see, et inimene oleks hoopis närvi ja ei suutnud üldse seletada, et me võtame liiga emotsionaalselt neid asju ja ei maksa ka kiirustada, et kui sa tõesti tahad head tööd teha, siis võta aega selleks, et sa oma teema hästi läbi mõtled, hästi fokusseerid, võta aega selleks, et sa loed palju, et sul oleks see uurimisprobleem, oleks teooriatega seotud ja see uurimisküsimused oleksid teooriatega seotud. Ja võta endale selleks ettevalmistuseks ja alguseks aega, et see vundament, mis sellele tööle tekib, et see oleks niisugustel kindlatel jalgadel, mitte mingitel nõrgukestel savijalgadel, mida siis iga tuulekene seal kaitsmisel võib siis ümber puhuda, et noh, minu kogemus näitab seda, et kui on ikka kehv hinne, siis on ikka olnud ka kehv töö. Et ega hea töö eest on väga keeruline kehva hinnet panna. Ja selle hea töö niisugune standard ja mall on enamasti väga sarnane kooliti ja ülikooliti. No, mida ma veel võiksin soovitada, et kaitsmisel nagu edukas olla, et kindlasti tuleb oma juhendajaga rohkem suhelda. Noh, need tööd, mis niimoodi 2 päeva enne eelkaitsmist kuskile esitatakse ja tudeng on vaikselt üksinda nurga taga neid nokitsenud ja võib-olla panustanud tohutult palju energiat, tööd läbi töödanud ja nii edasi, aga ta on teinud seda üksinda. Ta ei ole seda läbi rääkinud korralikult oma juhendajaga. Need tööd on raudselt viletsamad tööd. Sealt on kohe näha see rabedus, see sisuline niisugune logisemine. Et kindlasti tuleb kasutada ära see intellektuaalne ressurss, mis antakse kaasa juhendajaga. Tuleb juhendajaga kas või iga nädal kohtuda korra, läbi rääkida asjad, arutada neid teemasid ja kontsepte, mitte mingil juhul üksinda otsustada. Mitte mingil juhul tudengi üksinda ei pea seda tööd tegema. Kui sellised olukorrad on ja kui juhendajal ei ole aega, siis tuleb juhendajat vahetada. Et see töö peab ikkagi sündima koostöös juhendajaga ja niimoodi nagu antakse ka see kvaliteedi garantii sellele noorele inimesele ja see kindlus sinna kaitsmisprotsessi minemisele. Ja see hea töö kriteerium ongi, nagu ma alguses ütlesin, et see on see sidusus. Ja see sidusus sünnib läbi mõtlemise.
läbi mõtlemise, läbi niisuguse analüüsi ja mõtestamise. Sa pead selle probleemi enda jaoks mõtestama. Ja veel üks pisikene asi, mida ma magistrantidele soovitan, et kui te endale teemat valite, siis valige selline teema, mis teid kirglikult huvitab. See peab olema niisugune armastuse suhe, kirgliku armastuse suhe. Et kui te teete midagi sellepärast, et keegi kuskilt tahab või keegi on tellinud teilt midagi või lihtsalt ei ole paremat teemat võtta, siis pigem võtke endale lisaaega ja mõelge veel kord, mida te tõepoolest tahate uurida. Aga kui selles töös puudub niisugune energia, niisugune kirglik moment, et siis on väga raske head tööd teha. Sa pead armastama seda teemat, mida sa teed, sa pead seda läbi ja lõhki tunnetama ja olema sellega koos nagu elama ja hingama. Et see on hästi-hästi tähtis, seda ei saa teha formaalselt. Siis parem on juba jäta siis sinna paika ja tee midagi muud, nii kinno või pittu või. Aga Kaja, äkki sa ütled meie vaatajatele ka selle meie nii-öelda lemmikküsimuse, mis ilmselt sa tead, see ingliskeelne kahesõnaline küsimus, millest on meile rääkinud. So what? Jah, kas sa räägiksid, mis see küsimus on ja kuidas see igat magistranti ja minu pärast ka tegelikult igat kirjaliku töö tegijat edasi aitab? Kas ta sind on aidanud edasi? Muidugi on ta mind aidanud. Sa armastad so what? Absoluutselt. No see so what küsimus on selline esmaabi küsimus. Et kui sa nagu otsid endale oma teemat ja oma seda ainest ja oma uurimis seda pointi, siis on kõige esimene asi, on küsi endalt, kui sa oled midagi enda jaoks nagu ära sõnastanud, küsi endalt and so what. Ja kui sa oskad sellele so what'ile vastata, siis sa võid minna üritada oma juhendaja juurde minna. No ma loodan, et juhendaja su käest ka küsib so what. Mina küll küsin alati oma tudengite käest. Ja ma kiusan neid selle so what küsimusega, no ma arvan, et ikka oma 3, 4, 5 kuud mõnda. Mul on mõni tudeng on isegi 2 aastat seda so what'ile vastust otsinud. Aga siis on niimoodi, et kui sa selle so what'ile lõpuks saad vastuse, siis tuleb ka suurepärane töö. Et see on nagu see kvaliteedi garantii ja kontroll küsimus. Et kui sa ise ei oska so what'ile vastata. Ehk siis sellele, et mis see sinu töö üldse jah, miks sa seda tööd teed ja miks see töö tähtis on. Ja see on see, mis nagu seab sulle selle raami ja selle pidepunkti, see nagu ankurdab su töö kuskile kinni, kuskile paradigmasse, kuskile valdkonda, kuskile temaatikasse. Ja vaata, kui ta on hästi ankurdatud, siis see laev ei lähe ulpima nii lihtsalt enam sinna ulgumerele. See on eluliselt vajalik küsimus. Üldse tegelikult, mis me siin räägime magistritööst, see küsimus kõlbaks meile ka igapäevases elus, kui me midagi teeme. Me peaksime kogu aeg endalt küsima and so what. Okei, aga vaata, nüüd kui tagasi siia kaitsmise saali tulla, eks ju, siis mina, kes ma avalikku esinemist õpetan, ma tean, et pea iga inimene kardab avalikku esinemist. Mina ka kardan, hoolimata sellest. No mis seda saab karta, kes see sind seal ammustab? No see ongi, vaata inimene kirm, eks ju, et ikka natukene kardab. Hirmud on kõik 2 kõrva vahel. Muidugi on, aga mina tean seda, väga palju seda ei tea, eks ju. Ja nüüd inimene peab tulema kaitsma oma tööd ja oma nii-öelda vilja. Ta on ainukene spetsialist võib-olla selle töö koha peal üldse, eks ju, aga ometiga ta kardab. Ja ta tuleb selle komisjoni ette ja ta näeb seal aulikke professoreid istumas ja siis ta mõtleb, et kindlasti ta tahab nüüd midagi mul küsida halba või midagi sellist. Aga mida mina sinult küsida tahan on see, et on sul mingisuguse nippe tulevastele magistrantidele anda, et kuidas nad esinemishirmust üle võiksid saada? Vaata, esimene asi ongi see, et kui sa tead vastust sellele so what küsimusele. Teiseks, kui sa tunned läbi ja lõhki oma tööd, kui sa oled läbi arutanud kõik oma tööga seonduvad asjad oma juhendaja. Kui sa oled enesekindel selles mõttes, et sa tead, millest sa räägid, sa valdad teemat. Ja see teema valdamine ei tähenda sugugi seda, et sa pead asjast väga keeruliselt rääkima. Tsiteerides Einsteini, mul siin ka toa ukse peal, sa võid pärast seda siia filmi näidata, et mida lihtsamalt sa suudad oma asjast rääkida, seda selgem on, et sa valdad teemat. Et see teema valdamise küsimus on see, mis tekitab hirmu. No ütleme, et esinemise koha pealt veel niisuguseid nõuanded, et alati tasub olla viisakas, lugupidav, rõõmsameelne, optimistlik, positiivne,
vaadata inimestele otsa avali silmi ja südamega, sest sa tuled ju pakkuma midagi ilusat, enda kirglikku uurimistöö tulemust. Et see emotsionaalne foon peab olema hoopis midagi muud kui see, millest sa siin räägid. Ja loomulikult, kui sa tuled sinna kaitsmisele niimoodi paaniliselt, sa pole mitu ööd maganud ja sa oled viimaseid parandusi üksinda teinud ja sa ei tea, kus on õige ja kus on vale ja mis on õige ja mis on vale. Sa ei ole juhendajaga piisavalt suhelnud, siis sa oledki hädas tegelikult. Ja see, kui inimene kaitsmise protsessis on nagu paanikas ja närviline, see on märk sellest, et ta ei ole valmis. Sa peaksid minema sinna kaitsmisele uhkena ja selles mõttes ambitsioonikana, et sa oled midagi unikaalselt teinud. Sa oskad mingis asjas vastata küsimusele and so what. Ja ütleme, see esinemine, viisakus ja niisugune korrektne sõnakasutus ja kõik niisugused asjad, elementaarsed asjad, akadeemiline nii-öelda ka väikene etikett, et pöördutakse, väikene mäng käib asja juurde, väikene akadeemiline teater käib sinna kaitsmise juurde, kindlasti see on ilus ja seda rutiini järgitakse ja see annab nagu asjale niisuguse sära juurde. Pluss muidugi tuleks mõelda ka selle peale, mida sa riidesse paned või selga endale paned. Mul on olnud paar korda, kus kevadeti, kui on hästi soe ja tütarlapsed tulevad näiteks äärmiselt vabameelselt ja niisuguse nagu vaba aja riietusega, millega võib-olla sobiks randa minna või ööklubisse. Kaitsmisele mitte mingil juhul ei tasu panna sellist lehvivat ja ihu paljastavat tualetti selga. Et kindlasti ka korrektselt, soliidselt, et see akadeemiline maailm on natukene niisugune ala nagu Inglise parlament, et järgitakse teatud niisugust rutiini, järgitakse teatud etiketi, järgitakse teatud riietumistava. Ja seda on kena kõike seal oma kaitsmisel ka meeles pidada, et võimalikult tumedasse, soliidsesse, meeldivalt, rahulikult, puhtalt, esteetiliselt, et sa välja näeksid ja esined ka rahulikult ja ei ole seal midagi. Okei, aitäh sulle, Kaja. Viimane küsimus veel. Kindlasti on midagi, mida ma küsida ei osanud. Kindlasti on sul äkki võib-olla veel mõnda nippi edasi anda kaitsmisega seoses. Ei, mul polegi rohkem midagi nii palju kui, et ma kordaksin veel kord seda, et sa pead oma magistritööd tõsiselt südamest armastama. Et kui sa seda ei tee kirega ja tundega, armastusega, siis tuleb nii kaua oodata, kuni see tunne ükskord peale tuleb. Sellist nagu poolikut või ütleme kohustuslikus või sunnikorras tehtud asja ei ole endal meeldiv esitleda ja sellega võid ka kaitsmisel näiteks jänni jääda, kui sa ei ole niivõrd südamega asja kallal. Et jah, kõik mida elus teed, tee südamega, tee kirega, tee armastusega, ka teadust. Aga aitäh sulle, Kaja, ja teile häid kaitsmisi. Aitäh!